Head kuulajad ja vaatajad. Nagu ikka, soovin enne saate põhiosa juurde liikumist lühidalt ära markeerida mõned möödunud nädalad tähelepanuväärsemad sündmused. Kahtlemata on sel nädalal kõige suuremat tähelepanu pälvinud teemaks USA kaitsetollid. Ühelt poolt on kogu selle temaatika ümber väga palju infomüra. Teiselt poolt pole endiselt selge, kelle suhtes, millises määras ja millal tollid reaalselt kehtima hakkavad. Väidetavalt on juba 10 riigid astunud USA-ga asjakohastesse läbirääkimistesse ja samuti on Trump teatanud algselt välja kuulutatud positsioonide muutmisest või vähemalt nende jõustamise peatamisest. Ju on mõistlik veidi oodata ja vaadata, milliseks sündmuste käik kujuneb. Kindel on aga see, et kõnealusel sammul on märkimisväärne potentsiaal raputada välja kujunenud maailmamajanduse struktuure ja need jõuliselt ümber kujundada. Sama selge paistab olevat see, et kaotajaks on selles protsessis ennekõike Euroopa. Näiteks Prantsusmaa peaministri François Bayrou sõnul on see otsus majandusmaailma jaoks katastroof ning tema hinnanguga sarnanevat vaadet on väljendanud ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Tähelepanuväärselt on president Trump saatnud selge signaali, et kui Euroopa Liit tahab tollimaksudest pääseda, peab see kohustuma ostma Ameerika Ühendriikidelt $350 miljardi eest energiakandjaid, et likvideerida sedasi kaubavahetuse puudujääk. Sellega seoses väärib mainimist, et USA on niigi suurim naftatoodete importija Euroopa Liitu, omades rohkem kui 16% turuosa. Kusjuures Euroopa Liitu imporditavast veeldatud maagaasist on USA osa koguni 45,3%. Võrdluseks on Venemaa osa vaid 17,5%. Samal ajal kaaluvad Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi kõrged ametnikud kuni 10 000 sõjaväelase väljaviimist Ida-Euroopast, kirjutab väljaanne NBC News, tuginedes allikana 6 USA ja Euroopa ametnikule. 2022. aastal paigutati Ukrainaga piirnevatele aladele täiendavad 20 000 sõdurit. Praegu Pentagoni ametnike laual olev ettepanek võivad hõlmata nendest kuni poole väljaviimist. Tasub meenutada, et veebruaris peetud kõnes ütles USA kaitseminister Pete Hegseth, et karmid strateegilised tõsiasjad takistavad USA-l keskenduda peamiselt Euroopa julgeolekule ning selle asemel peaks USA keskenduma oma lõunapiiri kindlustamisele ja vastasseisule Hiinaga. Samuti on öelnud Elbridge Colby, kes kinnitatakse tõenäoliselt peagi Pentagoni peamiseks poliitikanõunikuks, et Ukrainale ei tohiks rohkem ressursse eraldada ning et Euroopas asuvate vägede arvu tuleks vähendada, selleks, et keskenduda Hiinast lähtuvale ohule. Paralleelselt annab USA Venemaa suhete lähenemisest tunnistust Venemaa otseinvesteeringute fondi juhi Kirill Dmitrijevi visiit Washington DC-sse ja seal aset leidnud kohtumine USA administratsiooni ametnikega. Dmitrijevi sõnul on Trumpi administratsioon meelestatud Venemaaga kokkupuutepunktide otsimisele ja uusi Vene-USA kontakte on oodata juba õige pea. Dmitrijev märkis, et tema Washingtoni kohtumised lähtusid üldiselt Vene-USA suhete taastamise eesmärgist, eeskätt majandus- ja investeerimisvaldkonnas. Arutati suurt hulka võimalikke ühiseid investeerimisprojekte, nii haruldaste muldmetallide valdkonnas kui ka Arktikas ja veeldatud maagaasisfääris. Päris kõnekad on Dmitrijevi enda kommentaarid. Tsiteerin. Me näeme, et isegi kõige konservatiivsemalt meelestatud inimesed USA-s, kui esitada neile küsimus, miks mitte teha mingeid ühiseid projekte, nad mõtlevad järele ja ütlevad, miks mitte. Tähendab, selle jää, mille Bideni administratsioon tekitas, lõhume me oma investeerimis- ja majandusprojektidest jäälõhkujaga. Me näeme lugupidava, hea dialoogi algust. Ehk siis maailm on kiires muutumises ning küsimuseks jääb, kes suudab ja kes ei suuda aset leidvaid muutusi mõista, prognoosida ja nendega kohaneda. Aga nüüd kommentaari põhiosa juurde. Oma tavapärasest välis- ja julgeolekupoliitika kommentaari ülesehitusest mõnevõrra hälbides peatun pisut pikemalt ühel pealtnäha farsilikul, aga lähemal vaatlemisel tõsiseid probleeme peegeldaval teemal, mille märkisin põgusalt ära ka ühes oma Facebooki postituses. Nimelt ilmus 6. aprillil EPL Delfis artikkel, mis kannab pealkirja Kes Eesti poliitikutest passiks Trumpiga golfiväljakule mõõtu võtma? Pevkur, mina häbisse ei jääks. Viidates Soome president Alexander Stubbi hiljutisele USA visiidile ja selle raames toimunud golfimängule, küsitakse kirjutises justkui tõsimeeli,
Kes Eesti poliitikutest võiks USA presidendi Donald Trumpiga Marra-Lago golfirajal palle tagudes koduriiki esindada? Vaatame ka korraks, millised olid Stubbi poolt kõlama pandud sõnumid ning võrdleme neid meie establishmenti mentaliteedi ja retoorikaga. Visiidi järgselt antud intervjuudes kiitis Stubb USA presidendi jõupingutusi Ukrainas relvarahu saavutamiseks. Trump aga teatas kohtumise järel, et USA plaanib osta Soomelt suurel arvul jäälõhkujaid, mida soovitakse kasutada oma mõju laiendamiseks Arktikas. Ja kuidas kommenteeris Trump kohtumist sotsiaalmeedias, tsiteerin, president Stubb ja mina ootame mõlemad võimalust USA ja Soome partnerlust tugevdada, mis hõlmab suure hulga USA jaoks hädatarvilike jäämurdjate ostmist ja arendamist, et tagada rahu ja rahvusvaheline julgeolek meie riikidele ja kogu maailmale. President Stubb ütles mulle kõige võimsamate sõnadega, et USA on tugev ja sellisena taas tagasi. Ma nõustun. Huvitav, kas pole? Teadaolevalt on ju ka Soome, nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmesriik. Millegipärast aga ei tõtanud Stubb sarnaselt Kaja Kallasele vabale maailmale uut juhti otsima ega avaldanud nördimust USA võimaliku kavatsuse peale Euroopa hüljata. Vastupidi. Soome rakendas midagi, millega Eesti pole juba peaaegu põlvkonna jooksul kokku puutunud. Vana, head, klassikalist diplomaatiat. Veelgi enam, Stubbi sõnul peaksid London ja Pariis avama kõnelused Moskvaga ning vaim tuleks valmis seada ka selleks, et Euroopa riikide suhted Venemaaga millalgi poliitilisel tasandil taas avanevad. Soome välisminister Elina Valtonen lisas omalt poolt olulise punkti. Vaatamata Ukraina suhtes toime pandud agressioonile ei ole Venemaa Soome vaenlane. Võib vaid ette kujutada, kuidas meie establishment selliseid avaldusi kuuldes kohvi kurku tõmbab ja õhku ahmib, et mitte peapööritusest teadvust kaotada. Millega tegeleb aga meie meedia ajal, mil Eesti Vabariigi diplomaatilise sooritusvõimekuse puudumine ehk välispoliitiline impotentsus on saanud päev selgeks. End ise vabatahtlikult padukollaseks pulvarileheks taandanud Päevaleht arutleb pikalt ja tõsimeelselt selle üle, milliste poliitikute mänguoskus võimaldaks sarnaselt Soome presidendile Trumpiga golfiväljakul sammu pidada. Ja asi pole sugugi vaid väljaande teemapüstituses. Ei, sisuliselt mudaliigas toimetavad poliitikud haaravad meeleldi mugavast päästerõngast ja on varmad nii enda kui ka oma kaasvõitlejate sportliku vormi kohta teabevälja avardavaid selgitusi jagama. Siin on stiilinäide endiselt rahandusministrilt Mark Võrklaevalt. Tsiteerin. Enne kui ta, ehk siis Kaja Kallas, poliitikasse tuli, oli ta suhteliselt kõva käsi ja minu teada on ta kuskil võitnud eritiitli kauneim sving või midagi sellist. Hetkest, kui Trump sai presidendiks, on Võrklaev mõelnud, et Kallasel oleks temaga golfiväljakul võistlemiseks tugev potentsiaal. Lihtsalt Stubb jõudis ette, mõtiskleb Võrklaev nüüd stirlitslikult. Ühtlasi vaagitakse, kas kastanid võiks tulest välja tuua president Alar Karise, kaitseminister Hanno Pevkuri, välisminister Margus Tsahkna, Riigikogu aseesimehe Toomas Kivimägi või paljude teiste tuntud nägude golfi vilumus. Peaminister Kristen Michal tunnistab, et tema küll kahjuks golfi ei mängi, kuid see-eest elavneb, kui talle ühtäkki meenub tema tennisekirg. Tsiteerin. Ise mängin tennist. Aastaid olnud tenniseamatööridest poliitikute võistkonna eestvedaja võistluses karika nimel. 4 aastat suutsime seda hoida, viimasel korral võitsid ajakirjanikud, peame vormi tõstma. Tsahkna nendib aga, et pole küll viimastel aastatel väljakule jõudnud, kuid on sellest hoolimata igati valmis end Trumpiga ühel golfiringil proovile panema. Samas võib arvata, et Tsahkna mitmesugused ennast ohverdavad proovilepanekud on hoiatava õppematerjalina mitmete riikide, mitmete institutsioonide failidesse salvestatud. Ja nii edasi ja nii edasi. Ehk samal ajal, kui Stenbockis ja Riigikogus võtab jätkuv poliitspektaakel aina grotesksemaid vorme ning inimestele virutatakse maksukurikaga lagi pähe, räägitakse irvitades golfikeppidest ning ühe läbi ja lõhki eestlase kaunist svingist. Nagu ikka jääb lapsemeelsetel 2 silma vahele, et esiteks pole neist keegi Trumpiga võimeline mängu kõrvale mingisugustki vähegi tõsiselt võetavat ärijuttu ajama, aga teiseks kellelegi neist sellist võimalust ju ei pakutagi. Ei registreeru ilmselge tõsiasi, et Trump ei kohtunud Stubbiga seepärast, et viimasel on kaubanduslik välimus ja kuuldavasti on ta võimeline talutaval harrastustasemel golfi mängima. Ei registreeru ka see,
et ühe või teise tipp-poliitiku golfioskus on meie hiiglasliku kobarprobleemi kõige ebaolulisem aspekt. Ehk kokkuvõtlikult öeldes saab taas kinnitust, et Eesti poliitika on mandunud odavamaitseliseks meelelahutuseks ja valitsuse liikmed teismelise mõtte- ja käitumismallidega suunamudijateks. Mõned päevad tagasi avaldas EPL Delfi oma omaniku Hans Luige intervjuu aastatel 2014–2019 Ukraina välisministriks olnud Pavlo Klimkiniga, kusjuures viimase mitmed mõtted on üpris tähelepanuväärsed. Ukraina läänekursi eestkostjana tuntud Klimkin näeb kurbusega, et kõigi nende tippkohtumiste ja koosolekute taustal, mis toimuvad Euroopas peaaegu igal nädalal, nähakse Euroopa Liitu suure osa maailma silmis naljanumbrina. Mitte lihtsalt kui nõrka tegijat, vaid kui naerualust. Tsiteerin valitud lõike. Asi pole ainult nõrkuses, asi on tähtsuses, selles, kas sind üldse võetakse tõsiselt või mitte. Euroopa Liit peab lõpetama ainult kõlavate avalduste tegemise ja mingil hetkel hakkama tegema ka reaalseid, isegi kas või piiratud tegusid. Sest muidu jõuame me punkti, kus tagasiteed enam ei ole, vähemalt Euroopa tähenduse ja mõju mõttes. Washingtonist tulevates signaalides on iva sees. Euroopa peab end muutma paremaks. Väljastpoolt paistavad eurooplased nutikad ja huvitavad, aga ilma visaduseta, ilma vastupidavuseta, ilma strateegia ja liidrita. Kes peaks olema Euroopa uus liider? See ei pea olema üks inimene nagu Trump Ameerikas. Me vajame Euroopa juhtimist, tõelist Euroopa poliitikat, initsiatiivi võtmist ja jõudu, mis ütleks. Teeme Euroopast midagi sellist, mis maailmas taas korda läheb. See on täiesti teostatav. Aitab juba mugavusega harjunud poliitikutest. Ei ole enam mugavustsooni. Mis väärtused need on, kui Euroopa enda jaoks ei ole julgeolek väärtus? Nii palju väärikat juttu riikidelt, kes ei kavatsenudki valmistuda ennast kaitsma. Klimkin lõpetab tõdemusega, et lihtsalt ülespuhutud sõnade tegemine ja pidev aja ostmine ei ole strateegia. Aga strateegiat Euroopal ei ole ja nii jääbki Euroopa väetiks, ei saa kunagi suureks. Tõsi, on ka toimekaid isendeid. Näiteks Kaja Kallas, kes juba Eesti peaministrina tegutses vaieldamatu ebakompetentsuse tasandil, väidab, et lihtsalt ei suuda kätel istuda. Tegelikkuses rahmeldab läbimõtlematult, tekitades sellega suurt kahju mitte ainult oma enda isikule, vaid pea kõikidele temaga otseselt ja kaudseltki seotutele. Inimestele, institutsioonidele, rahvastele ja riikidele. Olles põhjalikult välja vihastanud USA presidendi, on Kajal sedapuhku suusad korralikult risti läinud Brüsseli süvariigiga. Kuna terminit süvariik ja seda ilma igasuguse irooniata kasutab üks Eesti juhtivaid peavoolu väljaandeid, on taas üks vandenõuteooria kinnitust leidnud. On oma süvariik Brüsselis, küllap on midagi kodukootut, aga siiski küünte ja hammastega ka Tallinnas. Tuntud Kanada hierarholoog Lawrence J. Peter on kirjutanud inimeste omaduste normaaljaotust silmas pidades, et 20% on oma töös head ehk kompetentsed, 60% rahuldavad ja 20% halvad. Põhiküsimus on selles, et mida võib mingis süsteemis rahuldavaks lugeda. Peter oli veendumusel, et peale üksikute erandite on tegelikult kõik inimesed oma töös rohkem või vähem käpardlikud, mistõttu oli ta kriitiline ka keskmise 60% suhtes. Niinimetatud liberaalse demokraatia ja progressivismi juurutamisega oleme aga tänaseks jõudnud sinnamaale, et maailma juhibki eredamaid tippe süsteemselt maha lõikav ebakompetentsete mass. Seejuures tasub märgata, et enamus tegelikult ebakompetentseid inimesi on äärmuslikkuseni kõrgendatud enesehinnanguga, nad on nartsissistlikud, empaatiavõimetud ja pigem rahutusele kalduvad. Muidugi sellised juba kätel ei istu. Kuidas aga inimesi selliste suhtes kuulekusele sundida? Eks ikka terrorit meenutava massiivse ajupesuga. Ja kui vaja, ei kohku diktaatorid muidugi tagasi ka reaalse füüsilise terrori rakendamise ees. Olgugi, et mõjusam ja kestlikum on siiski jätkupidev ja konnakeetmise meetodil põhinev ajumassaaž. Näiteks vahetult enne täiemahulise sõja puhkemist Ukrainas kirjutas end julgeolekueksperdi ja endise luurekoordinaatorina esitlev Eerik-Niiles Kross, et inforuumis tuleb märgata 3 nii-öelda Moskva-meelset põhinarratiivi. Esiteks, igasugune kahtlemine NATOs, täpsemalt NATO artikkel 5 toimimises.
lisaks üleskutsed arutleda võimaliku neutraalsuse ja iseseisva kaitsevalmiduse üle. Krossi andmetel on meil sarnast juttu ajanud mitmed EKRE poliitikud, näiteks, et lisaks NATO-le peab olema ka plaan B, ja sinna kvalifitseeruvad ka arutelud, et kas Ukraina konfliktini ei viinud mitte USA agressiivne välispoliitika, et ehk oleks Eestile enam kasu neutraalsest positsioonist ning kas riiklikku julgeolekut puudutavates küsimustes on ikka mõistlik kõik panused USA-le asetada. Teisena toob Kross ära eriti ohtliku narratiivi, mille kohaselt ei vääri meie elusid juhtiv valitsus kaitsmist. Krossi hinnangul kasutatakse siin mitmeid hargnevaid alamnarratiive, millega kahtlustatakse valitsust näiteks riigi mahamüümises. Sealt omakorda jõutakse ka kiiresti järeldusele, et ka riiki pole mõtet kaitsta, kuna rahvas on juba reedetud. Krossi järgi üritab kolmas narratiiv siduda energiakriisi ja kõrgeid elektrihindu valitsuse reetlikkuse ning hoolimatusega. Kross muretseb, et ehkki eestlased on selliste narratiivide osas õnneks immuunsemad, töötasid need Saksamaal aastaid lausa valitsuse tasemel. Siiski kutsus Kross üles teraselt tähele panema, kes, kas oma veendumusest, rumalusest või valija püüdmiseks, Eestis Moskva strateegilist kognitiivset sõnumit võimendavat. Samas väljendas ta hämmastust, et endiselt leidub inimesi, kes riskivad selliste juttudega lagedale tulla vaatamata asjaolule, et enamik valijaist ja ka erakonnad laiemalt taolisi positsioone ametlikult ei jaga. Seejuures toonitas Kross manitsevalt, et eelpool mainitud sõnumid teenivad ühemõtteliselt Venemaa huvisid. Killustada ühiskonda, tekitada usaldamatust NATO ja lääne institutsioonide vastu, nõrgestada kaitsetahet ja seada kahtluse alla valitsuse otsused meie energeetika julgeolekuga seonduvalt. Tänaseks teavad ilmselt juba kõik uudistetarbijad, et nii plaan B NATO-le, valitsuse äärmuslik käpardlikkus ja nii Ukraina konflikti tegelikud alged kui ka energiakriisi põhjused ja põhjustajad on paljude teiste samalaadsete teemade seas rahvusvahelises peavoolumeediaski igapäevaselt käsitletavad. Kusjuures viimase osas ütles vaid mõned päevad tagasi ka riigifirma Elering juht Kalle Kilk, et kui me teeme otsuseid Eesti huvidest lähtuvalt, siis me tulevikus Euroopa ühisturust kasu ei saa ja meil ongi kallim siin elada. Seejuures viidates ja tunnistades, et vajadus kalleid välisühendusi välja ehitada tuleneb pigem üle-euroopalisest plaanist kui Eesti enda vajadusest. Aga eks eestlastele kulubki rohkem kaigast ja vähem porgandit. Paljud ettevõtted on seejuures väljendanud arvamust, et kuigi Elering soovib paigutada miljardeid uute ühenduste rajamisse, võiks me Eestis keskenduda oma tootmisvõimsuste väljakujundamisele. Energiamahukad ettevõtted nagu Estonian Cell on seejuures öelnud, et nad ei jaksa siin enam maksta ja ähvardavad ära minna. Seepeale nentis Kilk, et tema pole majandusekspert ja pole kindel, mis siin lahendus on. Küsimuse peale, kas uute megaprojektide puhul on hinnatud ka nende sotsiaalmajanduslikku mõju, teatas Kilk, et Eesti sotsiaalmajanduslikud mõjud ei puutu üldse Eleringi. Küll aga lähtuvad nemad kogu Euroopa Liidu vajadustest, sellest, mis on liidu siseturu jaoks mõistlik. Aga mida siis selles olukorras teha? Eleringi põhikirjale nagu viidata ei julge, ammugi mitte kritiseerida, sest muidu paigutud Krossi kolmanda narratiivi kategooria võimenduspositsioonile. See tähendab seoda energiakriisi ja Euroopa ühed kõrgemad elektrihinnad valitsuse reetlikkuse ning hoolimatusega. Ja on võimalik, et siis tegelevad sinuga edasi juba kompetentsed organid. Aga mida ikkagi Kross silmas pidas, rääkides strateegilistest kognitiivsetest sõnumitest? Vaatame seda küsimust veidi lähemalt. Esiteks, olgu öeldud, et kõnealuse nähtuse näol ei ole tegemist nii-öelda uue tulijaga. KGB-s nimetati seda refleksiivse kontrolli meetodiks. Kognitiivne sõda, pehmemalt luuremajade keeles väljendudes kognitiivne mõjutus, on sihtriigi avaliku arvamuse ja sihtgruppide tajuprotsesside muutmine kindlate meetodite ja toimingute kogumis. Lihtsustatult öeldes on see inimese mõttemaailma ja mõtlemise protsessi muutmine. Kui kognitiivse mõjutamise meetodid rakendab vaenulik riik, on eesmärgiks mõjutada ja nõrgestada sihtriigi siseriiklikku avalikku poliitikat, õõnestada autoriteeti ja naeruvääristada institutsioone. Viimastel aastakümnetel on aga järjest enam erinevate lääneriikide julgeolekuasutuste taustaga vilepuhujad hakanud rääkima pikaajalisest kognitiivse sõjapidamise operatsioonidest omaenese rahvaste vastu. Ja see on küll midagi uut.
Kuivõrd kognitiivne mõjutus koosneb meetodite ja toimingute kogumist, mis lähtuvad eesmärgist suunata sihtmärki end ise hävitama, teeb rünnaku objektiks olev isik vabatahtlikult enesele kahjulikke otsuseid, mõistmata, et teda on selleks väljaspoolt suunatud. See on ühiskondliku koosmeele järjepidev lõhestamine, valeteabe või pooltõdede süsteemne levitamine, riigisisese laialdase ja sügava umbusu ning vaenu õhutamine. Seejuures pole osutatud mõjutustegevust tähendus- ja komberuumi kampaaniapõhine muutmine. Ei. Jaga ja valitse stiilis operatsioonid on järjepidevad ja võivad kesta aastakümneid. Kuna, nagu juba mainitud, on kognitiivne mõjutus suunatud ühiskonna killustamisele ja kaitsetahte nõrgestamisele, on eelistatud vahenditeks majandusliku sõltuvuse tekitamine, pidev hirmutamine, lõhestamine, stigmatiseerimine, ühise ajaloolise pärandi moonutamine ja nii edasi. Mitmete NATO riikide praeguse arusaama järgi on kognitiivne sõda psühholoogilise sõja moodsam, edasi arendatum tase. Selle lahinguväljaks on ühiskonna hoiakud. Enam ei eelistata mustlaslikku äratinistamist, vaid objekti püsivat eksistentsi sobivalt kujundatud ruumis. Niisiis, kui psühholoogiline sõjapidamine lähtub eesmärgist mõjutada objekti või sihtgrupi otsustusprotsessi ja saavutada seeläbi soovitud tulem, siis kognitiivses sõjas seatakse eesmärgiks kujundada ümber tajuprotsessid. Psühhoanalüüsi isa Sigismund Shlomo Freudi koostatud psühhoanalüütiline motivatsioonimudel lähtub inimese instinktiivsetest tungidest. Olgu need nimetatud kui sugutung, kodeeritult eros ja surmahirm, kodeeritult thanatos, mis otsivad otseses või kaudses vormis pingelahendust. Tõepoolest, on erandeid, mis lubaksid väita vastupidist, kuid sageli peab see üldjoontes paika. Kui vaatame, missuguse informatsiooniga on täidetud meie igapäevane inforuum, peaks meiega toimetatav olema piisavalt arusaadav. Meiega manipuleeritakse kõige tülgastavamal kombel ja see ei ole rohkem ega vähem kui meie vastu igapäevaselt peetav salasõda. Kusjuures seda sõda peetakse meie vastu meie endi raha eest. Kui veidigi otsida, leiame näiteid igal sammul, sest kõik mingisugustki kaalu omavad teemad mitte lihtsalt riigitakse meie siledaks asutuste ja ministeeriumide hästi tasustatud kommunikatsiooniosakondade poolt, vaid lisajõuks palgatakse ja seda tihti heldete raamlepingute kaudu ka suhtekorralduslik raske kahurvägi. Kusjuures seegi asjakorraldus on pikkade aastatega sedavõrd normaliseeritud, et ei tekita inimestes vähimatki küsimust. Viimatiseks kodumaiseks näiteks on see, kuidas Siseministeerium võttis rohke valetamise ja manipuleerimise abil kirikute ja koguduste seaduse läbisurumiseks 30 000 euro eest appi suhtekorraldusbüroo Meta. Veiko Vihuri kirjutas selle kohta tabavalt. Peamine küsimus, mida siin küsida tuleb, on see, mis riik see on, mis ostab vabade kodanike meelsuse kujundamiseks ja oma ebaõiglaste plaanide õigustamiseks sisse suhtekorraldusteenust ning taandab inimesed osavalt koostatud strateegiliste sõnumite ja narratiividega objektiks, pealegi võttes selleks raha inimeste endi taskust. Muidugi ei ole see esimene kord ega jää viimaseks, et meil tuleb kodanikena teadvustada, mil viisil avalik võim meiega käitub. Või mis riik see on, mis oma rahvaga sedasi käitub? Eks ikka vana hea Eesti Vabariik. Lähiminevikust leiame ridamisi kurbi näiteid sellest, kuidas riik on radikaalsete meetmete rakendamisteel võtnud oma inimesi nende eneste eest kaitsta. Piisab koroona ajal toimunu põgusast meenutamisest. Ent ühe kõige hiljutisema näitena teatatakse meile Stratkomi kanalitest, see tähendab peavoolu meediaväljanete kaudu, et sõjaõhu korral peab ligi pool Eestit evakueerima, aga riik saab selles aidata üksnes kõige nõrgemaid. Sõjaohust tingitud evakuatsiooni korral peavad Kagu- ja Ida-Eesti elanikud leidma endale peavarju kes kus, eelistatavalt hajutatult Lääne- ja Kesk-Eesti sõprade ja sugulaste juures. Elanikkonna kaitse tegevuskava kohaselt peaks 2027. aastaks olema Päästeametil võime evakueerida 5% Eesti elanikest ja kohalikud omavalitsused peaksid omakorda suutma neid majutada. 2034. aastaks peaks aga riik suutma evakueerida tervelt 10% elanikkonnast. Siseministeeriumi nõuniku Anastasia Ümari sõnul on seis praegu üpris hea, arvestades, et riik hakkas elanikkonna kaitsega tegelema alles 2022. aastal.
Täpsemalt ollakse täna 3% evakuatsioonivõimekuse lähedal. Päästeameti ulatusliku evakuatsiooni nõunik Ivar Maiterav meelitseb seejuures, et evakuatsioon pole tõesti pakettreis, kus reisisaatja kõik kättpidi bussi juhatab ja siis täisvarustuses hotelli viib. Kuigi riik ei ole otsesõnu välja kuulutanud, mis piirkondades elavate tuttavate ja sugulastega tasuks meil kõigil igaks juhuks hakata suhteid soendama, pole seda kaardile vaadates kuigi keeruline välja nuputada. Kuna kuuldavasti asub meie ainus reaalne vaenlane idapiiri taga, on selge, et lahkuda tuleb Ida- ja Kagu-Eestist ning mõistlik on suunduda Kesk- ja Lääne-Eestisse. Nagu Eestile kombeks, probleemid sellega kaugeltki ei lõppe. Näiteks kui evakuatsiooni toimumise ajaks ei ole tühjaks evakueeritavas piirkonnas enam voolu, saab kütusest jalamaid defitsiit, sest tavatanklad siis enam ei toimi. Ehkki selleks puhuks on olemas autonoomse elektritoitega tanklad ehk niinimetatud avariitanklad, on neid riigi peale ootamatult vähe. Ettenähtav ulatusliku evakuatsiooni alal ehk Kagu- ja Ida-Eestis on kokku vaid 4 autonoomset tanklat. Võrus 2 ning Põlvas ja Jõhvis mõlemas 1. Hirmu äratav, sest eestlastel lööb muinastemperament välja isegi tavaliikluses keset halli argipäeva. Meenutagem aga, et Kaitseväe juhataja, kindralmajor Andrus Merilo ütles möödunud aasta novembris Tehnikaülikoolis konverentsil esinedes, et evakuatsioon ei piirdu ainult Eesti territooriumiga ja et mingil hetkel peame olema valmis inimesi evakueerima ka väljapoole ohutsooni, mis hullemal juhul võib olla kogu Eesti territoorium. Eesti Päevaleht Delfi kinnitusel ei hakka Eesti riik tegelikult oma elanikke välismaale viima. Seda polevat üldse kavaski. Mõistagi ei lisa hästi informeeritud meediamaja oma väitele vähimatki selgitust või viidet ja jääb üle vaid nõutult küsida, kas Kaitseväe juhataja valetas meile ning hirmutas meid ja missugustel motiividel ta seda tegi. Päästeameti elanikkonnakaitse nõunik Oskar Lepik võtab teema kokku riigivanemliku paatosega. Tsiteerin. Riik ongi elanik. Elanikkond võrdub riik. Meie eesmärk ei ole Eestit tühjaks viia, sest mille nimel me siin siis sõdime, kui ei ole elanikke. Meie eesmärk on elanikke kaitsta siin, selles riigis. Me saame selle olukorraga hakkama siis, kui meie siin kõik koos õlg õla kõrval seisame. Majandus peab ka sõja ajal toimima. On vaja erinevaid ameteid, on vaja töötada. Sellise jutu peale võiks ühelt poolt muidugi küsida, et miks ukrainlased ei taha koos õlg õla kõrval Ukrainas seista. Kelle jaoks seal siis sõditakse? Teisalt annab riik sisuliselt teada, et uppuja päästmine on uppuja enese asi ja siis manitseb meid mitte ainult siseriiklikule sunnismaisusele, vaid koguni pakub lahendusi Eestit kimbutavale tööpuudusele. Seda tõmbavat majanduse toimima. Et inimeste vaimne kollaps oleks ikka kindlustatud, sekundeerib EPL Delfile lustliku pakkumusmängu korraldav Maaleht. Tsiteerin. Riiklik evakuatsioonikava näeb ette, et idast tuleneva sõjaohu korral tuleb Ida- ja Kagu-Eesti elanikel evakueeruda lääne poole. Kõik inimesed seda kava aga järgida ei kavatse. Küsime Maalehe lugejatelt, kas nemad on valmis sõja korral evakueeruma. Lõpetada tahaksin oma tavapärasel viisil. Aga et mulle ei heidetaks ette koolipapalikku dotseerimist, jätan sel korral viimase sõna üldtunnustatud autoriteedile ja meediastaarile. Sest ütles ju Ukraina sõjaväeluure juht Kirill Budanov riigi ja strateegiliste partnerite tekitatud infomürast meeleheitesse sattunud kaaskodanike kohta, et inimesed ei pea teadma kogu tõde. Muidu võib neil asjadest oma arvamus tekkida. Tsiteerin. Ühiskond peaks olema valmis tõde teada saama, aga küllap õigel ajal. Sõja ajal pole minu arvates vaja kogu tõde teada. Muidu võivad inimestel asjadest erinevad arvamused tekkida. Ma ei räägi siin reaalsuse moonutamisest või muust sellisest. Ei. Lihtsalt kõigi inimeste teadvus ei ole valmis karmi tõde vastu võtma. Sellega ei tasu, nagu öeldakse, inimesi proovile panna. Sestap leppigem sellega, mis meile on antud. Tänan teid kõiki jälle kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välispoliitika kommentaaride ja projektile kaasa aidata, siis vajaliku info selleks leiate minu kodulehelt. Kohtumiseni taas järgmisel nädalal.